aga tere ka minu poolt. Ma siiralt loodan, ma ei valmista väga suurt pettumust ka, aga ma üldiselt ei lase ennast väga pealkirjadest segada. Ja ma tõesti tahaks tegelikkusest rääkida nii õppeasutusest kui ka siis natukene kohalikust omavalitsusest või pigem isegi täpsemalt öeldes siis nii-öelda kooli või siis õppeasutuse pidajast. Ja ma ei taha tegelikult täna kuidagi siin ees üldse rääkida kui Päästeameti esindaja. Ma hoopiski mõtlesin ka, et kuna mulle tihti öeldakse, et Marius, kui lähed, pane üle võlli. Et siis ma tegelikkuses nii-öelda täna hoopiski räägiks teile hoopiski ka nagu lugu. Räägiks ka, kelle abikaasa on terve elu töötanud koolis. Või ma hoopiski räägiks teile ka, kelle 2 last. Üks õpib ülikoolis ja teine õpib põhikoolis. Ja ma räägiks teile hoopiski natuke nagu inimene ka, kes tõesti juhuslikult teab üsna lähedalt, mis ka kohalikus omavalitsuses toimub. Selleks on see tõesti niivõrd selle lühikese ajaga olema kokku pannud, siis avan kiiresti tausta. Tausta pealt kujuneb probleem. Siis ma räägin teile võimalikest tegevustest, pakun lahenduse ja siis ütlen valimiste järgselt ka loosungi, et võib-olla pole hilja. Aga taust on selles mõttes ka mahub ühe slaidi peale ja kõlab nii-öelda neetud lihtsalt. Tegelikkuses ei ole lihtne. Ja nähes kõike seda iga päev ka, kuidas see päriselus toimib. See ka, et tõesti, et ma ütlen ausalt, et nähes, millist tööd täna õpetajad, õppeasutused teevad, see on müstika. See on ikka sügav kummardus selle ees ka, mis tehakse hommikust kuni hiljaõhtuni välja. Teine pool, kohalikud omavalitsus, kui ma räägin puhtalt siin KOV-idest, siis ka seal, mis täna tehakse ja mitte ainult kriisivalmiduses ka, vaid tegelikkuses on ju KOV-il meeletu hulk probleeme iga päev, mis ju vajab tegelikkus alates laste ja radikatest kuni mõne hooldekodu katuseni ja alles siis veel nii-öelda Päästeameti need kriisiteemad ka. Aga see, mis täna selles valdkonnas tehakse, et see on sügav kummardus nii õppeasutuste poole kui ka siis koolipidajate poole. Koolipidajad on kusjuures ka koolipidaja ilmselgelt kas siis kohalik omavalitsus, mingi eraettevõtja võib-olla või ka siis, ma ei tea, haridusministeerium. Aga tõesti, mis on see ka, et ma täna siis siin juures võib-olla toon selle välja ka, et see kohustus, ka nimetatakse hädaolukorra lahendamisplaaniks, et ei tekiks segadust igaks juhuks ütlen, et siis ka see nii-öelda kriisiplaan vahet ei ole, mis selle nimi on. Oluline, et püüab hiiri, oluline, et tapab kriisi. See on oluline. Mitte mis nimi on, see ei ole tegelikult absoluutselt oluline. Aga see ka, et eks kui ma eksi täna seadusest tulenevalt, et selle kriisiplaani peavad koostama need üldhariduskoolid, põhikoolid, gümnaasiumid, come on, sõbrad, lasteaiad, kutsekoolid, muusikakoolid, ülikoolid ja nii edasi ka. Päriselt. Aga ma saan aru, me oleme sinna poole teel, et ka need saavad siia sisse ja teades tõesti seda tööd, mis tehakse, et pingutavad täna kõik. Number 1, et kriis ei juhtuks ja number 2 ka, et me saaksime hakkama siis, et kui kriis on juhtunud, et need tagajärjed oleksid võimalikult väikesed. Kõlab hästi lihtsalt, et õppeasutus peab olema valmis kriisiolukorraks. See on crazy, mis täna koolis seinast seina kõik juhtuda võib. Kõik asju, mida me isegi ei suuda kriisiplaanis ette näha, milleks täna üks õpetaja, koolijuht ja peab olema valmis. See on tegelikult täiesti hullumeelsus. Täpselt samamoodi koolipidaja. Kui me sinna räägime kohalikust omavalitsusest, korra juba ütlesin ka, milleks kõigeks ta peab olema valmis. Ja jälle kõlab ääretult lihtsalt, et õppeasutuse pidaja loob võimalused ja õppeasutuse juht korraldab selleks ka, et kõik oleks tehtud kriisiolukorras. Ja siis loomulikult hästi mõnusalt on pandud, et õppeasutuse juht vastutab kriisiplaani väljatöötamisest, kaasates tõesti, mis oli ka jutuks, siin omavalitsuse esindajad ja nii edasi. Sõbrad. Ma näen ise tegelikult, ja see on super ja ma tean, see on seadusest tulenev kohustus, mida täna näiteks, kui ma räägin kohalikest omavalitsust tehakse, meeletu pingutus on see ka, et meil tualetist tuleks vett. Tegeleme need elutähtsate teenustega ja see on tähtis. Ma ei salga kuidagi, ei taha seda nii-öelda alahinnata, see on tähtis. Et see ka, et meil oleks 8 tundi oleks katkematult vesi või me oskaksime käituda siis ka, kui meil 8 tundi vett ei tule. Aga kui vähem me räägime täna näiteks koolipidaja, omavalitsuse või tasandil sellest ka, kui kool näiteks ei oska käituda 8 minutit mingis kriisis,
Usku mind, mitte keegi ei sure ära, kui 8 tundi kuskil vette ei tule. Päriselt ka ei sure ära, tõenäoliselt ei sure. Aga kui õppeasutuses ei osata 8 minutit käituda, kui on mingi risk realiseerunud, siis selle tulemusel võib olla tegelikkuses või selle tulemused võivad olla väga traagilised. Täpselt niimoodi peab mõtlema. Täpselt niimoodi peab mõtlema. Ja selle pealt ka, kui ma mõtlen, kui te meenutate tagasi 2 aastat tagasi, kui oli üle Eesti pommiähvarduste laine. Kui Reeliga palus ka, et tule ja ütle mõni sõna, siis see mõte läks selle peale ka, et see film hakkas mul kuskil tagumises aju poolkeras kerima ka ja selle 2 aasta tagune formuleerus mul sellesse slaidi. Muinasjuttu, mis see on minu fantaasia, kellelegi kui ei meeldi, siis ma palun vabandust ka. 3 kooli. See on tegelikult täitsa anonüümne. Pole KOV-i, pole konkreetset asukohta ka. Aga 3 lähestikku kooli, kõigil täpselt ühesugune ähvardus. Ja panevad tegelikkuses kõik 3 täiesti erineva mudeli järgi. See ei tohi, sõbrad, nii olla. See ei tohi nii olla. Meil peavad olema rusikareeglid. Meil peavad olema tegevused 1, 2 ja 3, mis on kokku lepitud keskselt, konkreetselt. Loomulikult väikesed eripärad ka, mis tuleb muidugi alati arvestada ka, aga see ei saa nii olla. Ja nüüd 2 aastat on läinud mööda. Ja kui see täna tuleks praegu jälle see ähvardus, ma loodan siiralt, et ma ei tee kellelegi liiga. Ja ma usun, et vahepeal on läinud väga palju paremaks nii õppeasutustes ja vahepeal kindlasti on läinud väga palju paremaks nii-öelda õppeasutuste seal pidajate, kas siis kohalik omavalitsus või ministeeriumi pool peal. Aga usute või ei, ma julgen praegu siin väita, et mitte midagi pole peaaegu muutunud. Mitte midagi pole peaaegu muutunud. Et täpselt samamoodi oleks see tegelikkuses ka täna. Aga see ei tohi nii olla. Selleks ütlesin, et räägin nii-öelda siis tegevustest. Väga tihti kohalikus omavalitsuses, väga tihti õppeasutuses on tunne see ka, et see kriisiga tegelemine on ülikeeruline. Et see kriisiga tegelemine nõuab palju raha. Et see kriisiga tegelemine võtab väga palju aega. Sõbrad, see ei ole nii. See ei ole nii. Tehke sellest heas mõttes ka läbi kasvu selle pädevusmudeli ja veel muude võimalused, tehke sellest mäng. Tehke sellest reaalne mäng, millega on päriselus võimalik päästa elusi. See on see üleskutsega tänasest päevast ja see on mure. Ma räägin teile siin kui abikaasa, kui isa ja kui tõesti ka inimene ka Eesti Vabariigis, kes selle kõige nimel väga palju südant valutab. Mitte kui tegelikkuses Päästeameti esindaja, vaid just nimelt nii, nagu me kõik oleme ka. Meil on täna võimalik ka, ehk seesama riskide hindamine, kriisiplaan, eks see nii-öelda koolisisene kommunikatsioon, sise- ja väliskommunikatsioon. Need asjad on ka. Reelika näitas ägedat slaidi, kuidas 3. klassi õpilased olid teinud ma tahtsin öelda lipikud. Ja olid sinna kirjutanud oma riskid peale. Tehke samamoodi. Teil on juhtkonna koosolekud koolis või koolipidaja juures omavalitsuse ministeeriumis. Teil on laiendatud juhtkonna koosolekud. Teil on õppenõukogud. Võtke üks neetud oma ajast ka. Tehke üks päevakorrapunkt. Tehke selleks 10 minutit. Tehke üks lihtsalt jagage 10 minutiks need samad lipakad laiali, lipikud. Ja koguge see kokku. Ja päriselt. Sellest on reaalselt kasu. Kujundage see plaan iseenda koolile ka nii-öelda vastavaks. Ja siis on need koolitused. Olles ise teinud, järgmises slaidil ma räägin ka lahendusest ka, olles ise koolitused, kui olulised on tegelikkuses koolitused. Aga olles ise tohutult õppust ja usku, siis see kõik see eelnev, ma ütlen teile ka, muutub mõttetuks. Peaaegu mõttetuks ka, kui te ei tee õppust. Väiksemad, suuremad. Selle aasta kevadel tehtud näidiskoolis nii-öelda proov. See õpetajate või koolipersonali juures teadlikkuse tõstmine võtab aega tund kuni 1,5. Ja kui sa teed päev hiljem teed selle sama peale, teed ühe ülilihtsa harjutuse ka ja pärast vaatad õpetajate tagasisidet ka, siis 1,5 tunniga on see sama olukorra teadlikkus on pandud nad käituma kõik õigesti ka, mida nad veel 24 tundi tagasi ei teadnud.
veel kord ka, see ei ole keeruline. See ei võta palju aega, aga sellega saab väga palju päästa. Päris tõsiselt ka. Ja uskuge, ma tean, millest ma räägin. Oles elus näinud surma väga-väga palju oma töö tõttu. Siis ma tean, millest ma räägin. Ma tean seda, kui palju tekib pärast aega, raha, tahtmist ja midagi muud veel. Selleks ka, et seda siis teha. Siis on hilja, sõbrad. Siis on, sõbrad, hilja. Me peame olema samm ees. Ja mul on siin juures hea öelda, et tõesti, mul on, ütlen kiidusõnad täna Haridus-Teadusministeeriumi aadressil ka, kes tõesti eelmise aasta augustikuus tegi töörühma, mis töötas välja metoodilise juhendi näidis kriisiplaani, mis on lünkadega. Võtke see ette, laadige see endale alla, täitke need lüngad ära. Ja seal on 28 tegevuskaarti ja rakendage need ka. Ja lõpetuseks ongi väga lihtne ka. See on lihtsalt vägivaldselt üks ka. Lubasi lõpetada loosungiga ka. Sõna otseses mõttes ka. Ära oota. Hakka tegutsema ka. Kirjuta ennast siit, kooli vahekseb läbi. Kirjuta ennast sinna keskele. Kirjuta ise ennast päikeseks. Ja too ka. Kui sa oled täna koolipidaja või vabandust, kui sa oled täna õppeasutus, kirjuta sinna keskele, mõtle läbi tegevused. Kui sa oled täna koolipidaja, kirjuta ennast keskele. Tulge poole tee peal kokku ja aidake teineteist. Aitäh, aplaus. Ja nüüd on küll natukene hirmus praegu, kuni lausa selle tasandini välja, Marius, et äkki hakkab homme hommikul päike läänes tõusma, sellepärast et kohtasin eestlast, kes kiitis ministeeriumi. Ma pean seda tegema. Mitte palga pärast. Jäid mõtlema praegu. Oles ise lugenud seda metoodikat, seda näidisjuhendit ja kriisime ees tahapoole ja vastupidi. See on tõesti hea. Soovitan. Okei, aga kuule, kui tõsisema liini peale minna, siis... ma mõtlen küsimused kõigepealt. Millal muutuvad koolides lisaks tulekahju evakuatsiooni õppustele kohustuslikuks ka iga-aastased varjumisõppused? Ma ei räägiksin ainult isegi mitte varjumisõppust, ma kordades laiendaksin seda ka, et tänases kriisiplaanis tegutsemine pommiohu korral, tegutsemine äkkrünnaku korral ja nii edasi, sealhulgas ka varjumine ka. Et ei pea ootama seda, et see muutub kohustuslik. Loomulikult ma kiidan siin jälle nüüd ka Päästeametit, et see täna teadlikkus, oskused koolides on läinud väga heaks, sellepärast, et Päästeamet tuleb, kontrollib, et koolidel oleks täna näiteks või õppeasutustes oleks tehtud iga aasta nii-öelda õppus ja koolitus. Täpselt mitte keegi ei keela teil täna tegema. Miks te ootate seda ka, et keegi nii-öelda... Et see peab kohustuslikuks muutuma, see ei pea muutuma selleks ka. Nagu just oli väga, kutsuge tore kaitseliitlane appi, kutsuge toredad Päästeameti esindajad ka. Tehke täna, ärge oodake seda, ministeerium kirjutaks teile rasaselt, et sellest kuupäevast peate hakka tegema. Ei pea ootama. No jah, ma laias lastus saan aru, mõlemad pidi saan aru, et ühest küljest on vaja seda tungi, teisest küljest saan aru seda, et koolikeskkond täna tähendab nii palju energia paigutamise võimalusi, et kusagil see, mis sõna otseses mõttes ei koputa uksele, ta võib olla seal ukse taga. Et pigem nagu kõik need teemad, mis võiks koputada justkui igapäevaselt uksele. Ja nüüd see trikk peitubki selles, et see nii-öelda enda juhtivisvõimekus kriisi olukorras nagu ei ole asi, mis hüüaks enne kui see kriis on käes. See, mida sa ütlesid just tagasi, et meil võib olla probleem selle 8 minuti täitmisega, aga meil saab see selgeks alles siis, kui need kriitilised 8 minutit on käes. Absoluutselt, et kas kodus ma vaatan, kuidas me loon oma kodus, oma perega seda kriisivalmidust ka. Lepi kokku, see ei ole keeruline, võtta korraks aeg, see on kvaliteetaeg oma perega, see on kvaliteetaeg oma kolleegidega või õpilastega ka. Lepi kokku kas või esimesed ka 1, 2 ja 3 tegevust. Iseenesest plaanis on muidu, kus vahest mõne stsenaariumi juures on 23 erinevad nii-öelda liigutust, mis sa peaksid või võiksid teha. Lepi kokku esimesed 3 tegevust ja see on juba võit. Just, et luua mingi süsteem endale. Suur aitäh! Marius Kupper Päästeametist oli teie ees.